Eile jõudsime siia Hellasse Strakta hotelli. Eile oli jube tuuline ja vihmane. Nägime ära horisontaalse vihma. Kui oma silmaga ei näe, siis ei usuks. Ja tänane päev on ka niuke vihmane ja väga tuuline, et isegi autorendifirma saatis e-maili, et võimalusel mitte sõita. Nii siis täna otsustasimegi, et oleme terve päev siin, puhkame, chillime ja siis homme käime ära veel, vaatame Keisri üle ja paar asja veel, mis siin lähedal on Reykjaviki ümber, et lihtsalt ärkame varem ja homme ilmateate järgi on palju ilusam ilm ka, nii et täna võtame siis rahulikult. Näitan teile ära ka, kus see Hella asub. Hella asub siin ja Reykjavik on siin, et see vahemäe peaks olema kusagil 100 kilomeetrit. Ja Keiser jääb meil siia, see on mingi 55 kilomeetrit, eile vaatasin. Siis käime ära ka Keria kraatris ning kui jõuame, siis vaatame üle ka laavatunnelid, kus kunagi magma on voolanud maal ning nüüd on siis tunnelid järgi jäänud. Eks siis hommikusöök oli meil siin hinna sees, nii et kõht on ilusti täis, toidupood on üle tee ja mõned asjad on veel endal alles, nii et vett saame keeta ja süüa saame. Nälga me ei tohiks jääda. Võtame vabalt, laseme leiba luusse ja täna ongi pühapäev, ehk siis puhkamise päev. Kuna täna on õues tormine ilm, tuulekiirus oli vist 20 meetrit sekundis ja isegi mõnes kohas rohkem, siis me mõtlesime, et loeme natuke Islandi kohta infot. Ja kuna siin poodides ringi käies vaatame neid hindu, siis me mõtleme, et huvitav, mis palka islandlased teenivad. Et milline on nende keskmine palk. Siis tegelikult natuke lugedes ja uurides saime teada, et islandlase keskmine palk on 2000 eurot kuus, mis tegelikult ei ole üldse suur palk, arvestades nende lõunasöökide hindu, nende kauplustes olevate riiete hindu, mida me siiamaani näinud oleme. Ja Islandil on siis samamoodi astmeline tulumaks nagu meil Eestis, et mida rohkem sa teenid palka, seda rohkem sa maksad makse ja keskmine palk on siis 2000 eurot. Lugesime veel, et Reykjavikis on talvel tavaliselt 0 kraadi ja Põhja-Islandil siis kuni -15. Kuigi selle külma tuulega tundub olevat siin külmakraade ikka kõvasti rohkem, siis tegelikult nii ei ole. See oli keskmine temperatuur siis kusagil 0 kraadi ja Põhja-Islandi pealinnas, ma ilmselt hääldan nüüd valesti, Akureyri või mingi A-tähega oli linnas, et on keskmine temperatuur -15 kraadi. Akureyris ja müüvad niisugust ja see 99,9% islandlastest räägib inglise keelt. Ilmselt ka sellepärast, et siin käib palju turiste ja need muud moodi hakkama ei saaks. Islandil pole sõjaväge ja Islandi politseinikud ei kanna tulirelvi. Et ilmselt siin on siis üsna rahulik see olemine. Kui Islandil oled näiteks töötu, siis võib piiramatult käia ujulates ja jõusaalides. Ja selle põhjuseks on toodud see, et siis inimesed ei lange stressi või depressiooni, et neil ei ole tööd. Siis meelelahutus on nii-öelda tervise hoidmine, edendamine on nendel siis riigis tasuta. Laupäeviti on kogu Islandil lahtised kommid poole odavamad. Ma ei tea, siin on kirjas, et vähendada igapäevase suhkru tarbimise osakaalu toidus. Et siis tekitada islandlastel seda kommet, et ühel päeval nädalas siis sööme komme nii palju kui jaksame, eks ju, ja ülejäänud päevad siis mõtleme, et me ikkagi ei tarbi seda suhkrut nii palju, et hoida tervist. Ja siin on veel huvitav fakt ka see, et sul on ametlikult igal kuul 2 päeva lubatud 100% töötasuga haige olla.
ja 6 kuuga on võimalik koguda 12 haiguspäeva. Et mul endal tekkis selline loogiline seletus, et kuna siin on ilm nii külm ja niiske ja märg, et siis inimesed võivadki tihtipeale olla haiged ja tööandja maksab nende tervise turgutamise päevades siis ka veel 100% raha, et iseenesest jällegi väga selline hea soodustus. Ja Islandil ei tehta vahet, mis värvi sa oled inimesena või mis rahvusest sa oled, et siin austatakse kõiki rahvuseid. Et see võib olla seoses sellega, et siin ongi inimesi vähe ja siis kõik inimesed on nagu islandlaste jaoks olulised. Täna oleme siia tulnud Keria vulkaani kraatri juurde. Ja nagu te näete, siis siin põhjas on vesi. See äär on umbes 55 meetrit. Ja see tekkis umbes 3000 aastat tagasi. Ja nagu te näete, see meenutab veel Vana-Kreeka sellist amfiteatrit. Nii, loodus on äge siin Islandil. Väga äge. Nagu juba tavaks on saanud, siis selle reisi jooksul oleme näinud iga päev midagi uut ja põnevat. Loodus vaheldub siin väga palju ja Kerit kraater polnud mingi erand. Meil on jälle suveniiripoes käidud. Üks kivi maksis 400 Islandi krooni. Tegelikult me võtsime need siit Keridi vulkaani kraatri äärest ja sissepääsupilet oli 400 Islandi krooni. Siin meil jalgealune suitseb sõna otseses mõttes. Kas saab kuuma vanni või? Jaa, saab mullidega soojavee vanni. Mõnus. Oleme siin keisri juures ja siin seisma jäädes, vaadates neid väiksemaid auravaid veelompe, siis tunned, kuidas jalg alt läheb soojaks. Et see on täiesti ulme, no. Et kuidagi väga äge, igatahes. Stokkur on keiser, mis asub Reykjavikist ida pool. Tegu on ühe kuulsaima keisriga Islandil. Keisrist purskab vett välja iga 6–10 minuti tagant. Vett purskab keiser tavaliselt 15–20 meetri kõrgusele, aga kohati ka 40 meetri kõrgusele. Kui tuul on valest suunast, siis võib juhtuda, et saate märjaks. Nägime ise, kuidas see juhtus 2 fotograafiga. Nii keisrit me purskamas ei näinud, sest see purskab hästi harva, aga tema väikest venda Stokkerit nägime mitu korda. Väga vägev. Tulge vaadake oma silmaga järgi. Siis võtsime suuna Reykjaviki poole. Ja ma teen loodusdokumentaali. Siin on kõik tee otsad sellised kaameratega tüdrukuid täis, mida tead, jah?
see on siis see koht, kust Island läheb pooleks. Ehk siis siinpool on Euroopa ja siinpool on Ameerika. Ja jah, umbes paari sentimeetri kaupa aastas see lõhe suureneb ning nüüd saan öelda, et olen ka Ameerikas ära käinud peaaegu. Ei, väga vägev on. Tere tulemast meie viimasesse ööbimiskohta. Ja nüüd algab meie linnapuhkus. See skulptuur tähistab Reykjaviki linna 200. sünnipäeva. Nii, oleme nüüd jõudnud viikingite laeva äärde ja kallis, me lähme merele. Kuule, see läheb küll kohe põhja ju. Kui sa kiiresti sõuad, siis ei lähe. Astusime ka kohalikust pagarist läbi. Kas suu läheb vesiseks või? Jaa, siin on väga raske valida. Külastasime ka Islandi ajaloomuuseumi, kus räägiti saare esimestest asukatest ning minevikust. Islandil on maailma ainuke peenise muuseum, kus on erinevate loomade, isegi inimese mehe au välja pandud. Me sinna näitusele ei lähe, aga see on siin meie selja taga. Mis sa räägid, et lähme sisse? Lähme kirikusse välis, lähme... Kas lähme usku vastu võtma või vihmavarju? Lähme vihmavarju. No mulle sobib ka see variant. Ja tuulevarju. See variant sobib mulle ka rohkem. Mina kardan seda tuult ja tormi siin kõrgustes. Kus me oleme? Me oleme Reykjaviki kirikutornis. Siin on tuul kõigutab, nii et me tunneme, kuidas see torm liigub tuule käes. Ja siis ajab vihma. Vaade, peaks siin väga hea olema, aga kuna täna on niisugune kehv ilm, siis midagi näeb, aga mitte väga kaugele. Mere peal on juba udu ja meie soojaminutid said läbi. Tornis oli väga ulme tuul ja nüüd siis lähme pannkooke sööma. See on tänase päeva õhtu naev. Anja? Jah, sest seal on vahukoori ja maasikad. Mis me tellisime? Kallis, me tellisime suured pannkoogid, vaniljajäätise, maasikate ja tumeda šokolaadiga. Ja kui te vaid tunneksite seda lõhna, mis siin meie ümber on. Isegi poe uks oli, või selle koha uks oli natuke praaküli jäetud, et ikka tänava peal kõnnid, siis tunned lõhna. Kuidas maitseb, kallis? Pannkook oli hea ja magus, kuigi ma vaatan, et nad kasutavad ikkagi tumedat jahu, aga see maitse oli väga hea.
väga hea näeb välja küll. Väga hea. Teatis on vist külm, aga väga maitsev. Island ehk Iceland ehk Land of Ice. Tõsi, nii ta on. Olles teinud ringi peale Islandile, võime väita, et tõesti Iceland ei pandud niisama nimeks. 12% Islandist on kaetud liustikuga ja jahedad tuuled on suht igapäevane nähtus. Ilmastik võib vahetuda tihti. Sul võib sadada vihma ja 5 minuti pärast võib paista päike. Et selline on lihtsalt Islandi ilm. 20% Islandist on kaetud karjamaaga ja 1% ainult põllumaaga. Kuna põld on siin raske harida, siis teravilja siin näiteks üldse ei saa kasvatada. Ja veel 11% on kaetud laavaga, kivistunud laavaga siis. Islandil tomatit ja kurki sisse ei impordita. Kõik kasvatatakse enda kasvuhoonetes, mida soojendatakse siis kuuma veega. Ja kokku Islandil tervelt 85% majapidamistest soojendab just nimelt seesama kuum vesi. Islandi sisemaa on lukus talvel ja seal ei ela ühtegi inimest. Seal on ainult kruusateed ning tõesti asustust seal ei ole. Inimesed paiknevad kõik ümber rannika. 99,9% islandlastest oskab väga hästi inglise keelt. 70% islandlastest töötab teenindussektoris ja 10% ainult kalanduses. Aga kalandus on islandlaste jaoks väga tähtis ja see on väga suur tuluallikas neile, lisaks turismi kõrval. Islandil elab kokku üle 300 000 inimese. Sellest üle poole, siis 60% elab just nimelt Reykjaviki piirkonnas ja selle ümbruses, kuna siin on soojem ja kliima on veidi parem. Inimesed tegelevad siin väga palju käsitööga, turismiga. Islandlaste elatustase on heal järjel. Siin riigis on ka töötuid väga vähe, neid on ainult 4% ja need töötud, kellel ei ole parasjagu tööd, nemad saavad käia näiteks riigi poolt tasuta ujumas ja sporti tegemas. Ujumisbasseinid on nende jaoks tasuta riigi poolt. Islandlased tegelevad väga palju muusikaga. Nad kas õpivad mõnda pilli, käivad muusikakoolis, laulavad mõnes kooris. Igas väiksemaski kodus on mõni pill, mida siis mängitakse või siis lauldakse. Ja islandlased teevad väga palju ka käsitööd, mis on siis, mida nad pakuvad ka turistidele. Et nad koovad, meisterdavad, teevad savi, nad pakuvad laavast erinevaid, laavakividest siis erinevaid tooteid. Jah, tõsi, nende hinnad, kõik nende suveniiride ja käsitöö asjade hinnad on väga kõrged meie jaoks. Et ilmselt nad saavadki väga suure tuluosa nendest oma käsitöö teenistuses saavad nad enda palgaks siis. Muuseas, Island oli esimene riik, kes tunnustas Eesti taasiseseisvumist. Et nad on väike, aga julge riik, ma võiks öelda. Islandi inimesed ei tee vahet nahavärvil ja sool. Et kui Islandil näiteks on peres poiss ja tüdruk ja näiteks suurema õe riided jäävad väikeseks, siis need pannakse kenasti nooremale vennale selga ja ei ole sellist asja, et nüüd läheme mängime nukunurgas tüdrukute mänge ja siis läheme mängime poiste mänge, vaid kõik on ühises tegevuses, väga palju veedetakse aega õues ja muidugi siis ka kindlasti muusikat tehes ja sportides. Islandlased oma hobidena väga palju, nad mängivad golfi, käivad ratsutamas, matkavad palju ja vabal ajal käivad kontserditel ja muuseumites.
väga populaarne on siin ka malemäng ja siin Islandil on väga palju tublisid malemeistreid. Islandlased ise söövad oma rahvustoiduna enda rahvuslindu, puffinit ja nad valmistavad sellest delikatessrooga, selle linnuliha on väga maitsev ja hõrk, aga samas mina ei kujuta hästi ette, et kui mina läheksin koju Eestisse ja mulle pannakse lauale praad ja see on pääsuta see praad, siis ausõna, mina seda ei tihkaks süüa. Mina tahaks, et see linnuke ikkagi lendaks, kui ta on minu rahvuslind. Veel islandlastel on väga maitsvad pannkoogid. Nad küpsetavad siin pannkooke ja siis on võimalus sinna lisada väga palju neid lisandeid. Kas siis mett, karamelli, šokolaadi, marju, vahukoort, et need pannkoogid näevad väga ahvatlevad välja ja nad on maitsvad ka. Kõik need asjad on vaja nüüd mahutada siia kohvrisse ja neid ikka jagub. Aga ma usun, et me saame hakkama. Inimesed, ärge kurtke, et Eestis on kallis elada. Tulge käige korraks Islandil ära ja te tunnete Eesti üle palju rohkem rõõmu. Ja see 1,4 eurone või 1,5 eurone bensiini hind on ka köömes võrreldes Islandi kütuse hindadega, nii et ärge olge nii negatiivsed. On meie viimane päev siin Reykjavikis. Eile sadas päev läbi vihma, täna paistab päike, et saame ikka vaatamisväärsused päiksega ka üle vaadata, sest eile käisime ka neid vaatamas, aga vihm ja niisugune kõle, et ei olnud just kõige meeldivam ja päiksega saab ju alati paremad pildid ka, nii et võtame viimast ja siis lähme lennujaama ja olemegi juba homme oleme kodus. Külm hakkas. Panen sooja pesu selge. Siin Islandil leiab kõik magustoitude kohad üles lõhna järgi. Ja nii ka seekord me tulime mööda, tundsime head kaneelilõhna ja astusime sisse. Seal sai maitsta ja me ostsime rabarberi ja kaneeli saiakesed, mis nägid välja väga maitsvad. Kallis, ma ei pane seda enam käest ära. Ei pane või? Ei pane. Tahad teist ka endale või? Ma arvan küll. Ei ole, teine minu oma. Hästi kohev tainas on ja... Aga see on rabarberi moos siin vahel veel ja kaneel. No nii kallis, ma ei tea, kui head need on, aga kohe saan teada. Rabarberiga. 2 ajust. Väga hea. Juba ainuüksi selle pärast tasub Islandile tulla. Põhikooli lõpetajatel on mingi veider traditsioon, kus nad panevad sarnased kostüümid selga ning tulevad lihtsalt linna peale ja kutsuvad turiste endaga õlut jooma. Jõulud tulid varakult lihtsalt? Jaa, tulid küll, aga meie leidsime siit ilusaid mälestusi. Postkaarte? Jaa, postkaarte. Kuna me neid linde looduses ei näinud, siis me võtame kaardi. Hei! Kallis, mis sa assid alla?
ma ostsin pudi-padi ja lõbusat nänni lastele. meil on kohvrid pakitud, meil ei mahu enam. Häid asju mahub alati juurde. Ma kahtlen selles. Kas lennuk on äärest ääreni täis? Jaa, kilod on juba kokku loetud. Kallis, ma lükkan siis käe aknast välja. Siis on kergem lennukil lennata. Astusime bussi peale ning jätsime Reykjavikiga hüvasti. Liikusime lennujaama ning läbi bussiakna saime veel imetleda Islandi loodust. Kui nüüd kellegil tekkis soov ja tahtmine ka seda Islandi värsket õhku hingata, siis pole probleemi. Seda on võimalik poest osta.